Aloha, mu imelised, minu nimi Kristar Laksmi Titten ja tulemas tegelikult täna eetris hoopiski Tartust. Ja üllatus, üllatus, Facebook lihtsalt ei ühenda mu siis laivi süsteemi ära, nii et ma lindistan selle siis siin Zoomis ja panen pärast ülesse. Vabandan tõesti sellise väikese tehnilise viperuse pärast, seda pole kunagi varem juhtunud. Eks siis ole näha, mis see teema seal on, et eks siis vaatan pärast täpsemalt üle. Aga täna, mis ma tahtsin teha selle väikese kohtumise on just sellepärast, et ma saaksin jagada natukene, mis on tulemas siis ühenduses festivalil ja mis põnevad seal siis ka mina jagan, et seal on väga palju põnevaid teisi tegijaid samamoodi. Ja mis ma siis teen, kuna me olemegi nüüd siin Zoomis, siis ongi väga ideaalne, et panen siis ilusalt, mõnusalt kohe ekraani jagamise, et saate väikese ülevaate, mis seal siis toimuma hakkab ja vaatamegi siis üle. Ja ühenduses festival toimub siis Adilas, mis on siis Rapla maakonnas, kui ma ei eksi. Ja see on nüüd siis välja kasvanud tegelikult siis Peep Õunapuu ja teiste siis tiimi loomisest, et siin on olnud igasuvised suuremad, väiksemad siis sündmused ja High on Life Tantra Festival oli ta siis algselt nimetusena ja Peep on siis minu kunagine ka õpilane ja see on hästi-hästi võimas, kui vapralt ja võimsalt tema on nii-öelda siis ka aastate jooksul kasvanud, arenenud, tegeleb nüüd inimestega, on tõesti transiitsooni läbi teinud, uude ellu toimetama läinud. Ja see on siis siuke pikema nädalavahetuse sündmus, 4.–7. august algab siis neljapäeval ja tõesti väga-väga selline vapper mõnus kohtumine ja siis on hea, kui siis sa tahad tulla ja soovidki siis ka võib-olla saada siukest väikest lisaboonust, et siis võid mõnusalt võtta ka minuga ühendust, et siis läbi selle saan sulle siis anda natukene soodsama pileti hinna. Ja siit siis lehelt ühenduses.ee saad lugeda festivali kogemustest, siin on videod ja siin all on kohe siis kõik esinejad. Nagu te näete, siis neid järjest lisandub siia veel isegi juurde. Minul leiate siis siit Kristar Laksmi Tittoni alt ja siin on tõesti väga-väga võimsaid tegijaid nii Eestist kui mujalt. Ja tõesti soovitan, kellel vähegi võimalus on kas või 1 päevaks tulla, et kui tervet siis programmi välja ei vea. Ja siin all ongi siis Peep, kes on siis üks peamiseid siis ka toimetajaid ja eestvedajaid. Ja programm on päris tihe ja algab siis ka päris mõnusalt juba siis neljapäeval kell 12 ja siis saab edasi toimetada seal mõnusalt. Ja kohe siis natukene läheme ka sügavamale, et mismoodi siis täpsemalt siin kõik välja näeb. Te saate ka kohe vajutada siin siis lehe peal programmi peale. Ja programm näitab siis ära, kus midagi olema saab ja minu oma siis liigutati ka siia üsna siis ülesse, kohe üks esmaseid asju ja kuidas siis leida oma elu armastus seesmiselt või välimiselt ja kallistamise kunst ja siin on tõesti üht koma teist valida. Ja teine saab siis olema põnev siis ka minu siis workshop, kuidas mängida naist kui klaverit, mis on siis kell 6 õhtul minuga ja siin on ka päris palju erinevaid asju, mida siis valida, et samaaegselt käib mõnikord päris mitmeid erinevaid siis workshop'e, et tuleb teha oma valikud. Ja reede kava ja laupäeva, pühapäeva kava saate siis ilusti vaadata, mis see siin kõik täpsemalt kujutab endast. Ja läheme nüüd vaatame ka siis, mis see
leia oma elu armastus, kas seesmiselt või välimiselt läbi koostöö oma sisemise perega. Ja kui me räägime siis polaarsustest, et mees-naisenergia polaarsustest, siis kui te tahate midagi oma elus suurelt looma hakata, siis tõesti läbi polaarsuste see asi käib, mees- ja naisenergiate. Ja kui on meil siis need polaarsused natukene paigast ära, siis on see loomine kuidagi väga üle kivide kändude. Ja see on selline lahe siis 1,5-tunnine väikene seanss, kus on siis väga hea pehme sissejuhatus ka neile, kes näiteks tantrast mitte midagi väga palju ei tea. Ja kuna siis ühendus ongi iseenda teiste, ühenduse siis festivali teemaks on ühendus iseenda teiste universumiga, sobib siis see programmi väga hästi. Puudutab sügavalt mees-naispolaarsuste teemasid ja läbi selle saame siis aktiveerida seda loomist veelgi rohkem. Ma jagan seal oma personaalset lugu, kuidas ma siis rändasin 30 maale, 14 aastat otsisin oma härra õiget, aga alles siis, kui olin töötanud juba pea 10 aastat sisemise pere arhetüüpidega, nad endast tervendanud, uutmoodi taaskäivitanud, oli siis võimalik sellest kinnisideest lahti lasta ja siis tuligi sinna kaluri külla ilusal valgel purjekal minu armas siis kuningas ja kaksikvaim Maicel. Ja mismoodi siis need asjad toimetama hakkasid, siis natukene detaile kuuled ka seal koha peal ja siis on meil sellised mõnusad harjutused, kus igal ühel on võimalus saada vähekene siis kontakti kõikide oma siis sisemise pere arhetüüpidega. Väga tuttav on paljudele sisemise lapse arhetüüp, kes sai siis populaarseks maailmas läbi Gustav Jungi töö. Ja sisemine naine ja mees ei ole väga võib-olla nii populaarsed ja ma ei tea praegu kedagi teist, kes toimetaks nendega kõigiga koos sellisel kujul, nagu siis mina oma programmides teen. Ja tõesti, kui sa saad kas või väikese maitseproovi, kuidas nad töösse panna, tõesti soovid uut partnerit, pole probleemi, soovid uut töökohta, pole probleemi, soovid paremat tervist, pole probleemi, soovid sügavamat seksuaalsust, samamoodi paremaid suhteid, rohkem küllust, kõike saab. Ja tõesti, need superolevused on meie sees olemas ja kogu protsess siis toimub uue energiate toel, mis tähendab seda, et ma tõesti loen grupi energiaid, kes on kohal, mida on täpsemalt vaja, kui palju, mis doosides ja nii edasi. Ja vaatame, kui on võimalus, siis võib-olla tõesti saan ka jagada natuke visuaalseid materjale, kui siis võimalused on. Nii et tuleb väga põnev ja kuna ma olen siis nüüd ka tõstetud natuke siin programmis ettepoole, siis ma sinna algusesse võtaksin ka hästi mõnusa laheda sellise Hawaii aktiveerimis siis protsessi, Hawaii sellise, kuidas öelda, tere tulemast protsessi ka, et kui Hawaii sinuga hästi inspireerib sind ja heliseb siis ka ja ütleme delfiinid ja sellised asjad, et kuna ma Hawaii'l ka elasin ja olen Hawaii'ga ühenduses olnud üle nüüd 13 aasta juba, siis ka võib-olla tõesti see workshop on ja siis play shop on täpselt sulle. Ja nüüd teine on siis, mis on siis, kuidas mängida naist kui klaverit. See on siis selline lahe play shop, mis tekkis meil siis Maiceliga koostöös 3 aastat tagasi ja see oli tõesti väga populaarne, et see oli selline after party nii ütelda, mis sai täiesti välja müüdud 2-kordselt ja tõesti siin me käime läbi siis, kuidas seda naist helisema panna, mis siis juhtuks, kui kõik naised heliseks, mis saaks meeste ja naiste maailmast, mis mehed saavad selleks ära teha. Ja selleks oleks üliideaalne, kui sa tuled sellesse siis play shopi koos mingi siis kas oma meessõbraga või meespartneriga, et me saaksime, et iga osaleja, kes tuleb, oleks olemas kohe siis ka see meespartner. Sa ei pea selle inimesega terve see siis workshop seal toimetama, aga see annab palju võimalust just need polaarsused ja just siis see mees-naise energia aktiveerida hästi nagu füüsilisel kujul, nii et sa tõesti tunned, saad katsuda ja toimetada sellega siis teisel kujul. Kuna see on nüüd vähendatud versioon, tavaversioon sellest play shopist on 3 tundi ja siin ma saan teda ainult teha 1,5, siis ta on tõesti, ta tuleb hästi kerge selline siis sissejuhatus ja ei saa siin ka tõesti väga sügavale minna, aga ta annab ikkagi väikese sellise mõnusa
siis idee ja tõesti teine nimi, mis sellel siis PlayShopil võiks olla, on see, et kuidas aktiveerida, käivitada siis imelist kuningannat. Ja see on, isegi kui sa tuled siia siis kui mees, kui sa näed seda, kui sa koged seda, kui sa oled osaline selles, siis tõesti see on väga-väga võimas. Nii et siis siit saab vaadata kogu selle peainfo ära, siit saab ka otse pileti osta, kui sa soovid siis minu käest saada selle erihinnaga pileti, et siis anna teada, ma annan sulle siis selle spetsiaalse siis koodi ja saad natukene siis soodsama pileti. Ja nüüd mõne sõnaga ma siis räägiks ka sellest, et miks see polaarsuste teema on nii oluline, nais-mees polaarsused, et kui me võtamegi, et näiteks mees ja naine tulevad kokku, tahavad siis luua imelise uue beebi, siis selleks on vaja nii mees kui naise energiaid, pluss siis ka kõik füüsilised protsessid, mis peaks seal toimuma. Ja siis, kui asjad siis kõik toimivad ja asjad lähevad siis nii, nagu ka looduslikult vaja on, siis ongi naine jääb rasedaks ja sealt saavad siis järgnevad protsessid toimuda, kuni siis see laps sünnib ja sealt edasi siis kõik need protsessid jätkuvad. Ja nüüd meie elus on jällegi nii, et sisemine naine on see, kes annab meile siis inspiratsiooni, kuidas midagi teha, kuhu midagi minna tegema või mitte tegema. Ja probleem on see, et enamus inimesi ei kuula seda informatsiooni. Nad panevad selle riiulile või nad üldse ei kuula ja siis ei saa sisemine naine anda seda infot sisemisele mehele, kes on siis manifestatsiooni maailma peamine kuningas. Et kui ma toon siin pildina, ma olen seda jaganud ka varem, aga tõesti pildina ta näeb siis välja selline, et põhimõtteliselt tulete, ütleme, teie sisemine naine tuleb näiteks tooma teile mingit sõnumit, teid ei ole kodus, ta jätab selle siis kas kirja või faksi või mis iganes muul moel füüsilisel kujul teile postkasti ja ta tuleb tagasi võib-olla 1 kord, 2 korda, 10 korda ja võib-olla 500 korda, see ei ole ikka seda nii-öelda neid sõnumeid sealt üles korjanud. Ja kui ta võib-olla 500 korda seda teinud, siis ta lihtsalt mingil hetkel ta ei viitsi enam jagada seda, mis mõtet on. Kujuta ette, kui sul on hea sõbranna, sa lähed ta juurde ja võib-olla isegi kokku lepitud, et sa lähed ta juurde ja koputad uksele ja teda ei ole kodus. Loomulikult esimene asi, sul ongi see võib-olla hakkad muretsema, et mis nüüd juhtus, on ju. Ja teisalt on nagu, et mis mõttes on, et mind ei ole austatud, minu aega ei ole austatud, nii edasi. Ja sa jätad selle sõnumi võib-olla sinu postkasti esimest korda. Aga tõesti, kui sa oled mitu korda seda jätnud, siis kas on mõtet, see asi ei ole kahesuunaline, on ju. Ja nüüd minu puhul, kuna ma olen siin harjutanud ja tõesti treeninud sisemist naist väga-väga võimsalt üle aastakümnete siin, siis mis toimub on see, et enne kui juba sisemine naine tuleb, ma juba avan ukse. Enne kui ta maha istub, ma juba annan talle tassikese teed ja oma Wildfiti lemmikküpsiseid ja siis ma kirjutan üles kõik, mis ta ütleb mulle, et tee seda, tee toda. Ja siis minu sisemine mees seisab seal mõnusalt ja davai, et hakkame pihta, hakkame toimetama ja hakkab siis toimetama neid erinevaid asju siis ellu viima, mis iganes selleks siis on vaja. See võib tunduda natukene selline utoopia, et Kristal, mida sa räägid, et mingid välja mõeldud tegelased, aga see on tõesti, see on reaalsus. Minu enda elu on täielik ehe näide sellest, et tõesti, kui ma hästi sügavalt oma sisemise pere arhetüübid ära integreerisin, tervendasin, siis nad hakkasid minu füüsilises maailmas nii palju aitama, siis kuidas, mismoodi siis oma elu paremaks teha. Ja mis oli hästi tore, just eelmisel nädalavahetusel oli meil lahe sügavsukeldujad iseendisse retriit, mis oli siin meil lahedas Turgi talus, Käsitu talus, Peipsi ääres ja tõesti, ma olen üle 20 aasta teinud retriite, erinevaid sündmuseid ja see on tõesti elu parim retriit, mis siiamaani oli, sest tõesti need inimesed enamuses, kes olid seal, olid käinud läbi juba minu ilusad Wildfiti grupid 3 kuud ja nad olid kõik nii valmis, vastupanu energia oli täiesti olematu ja me saime kohe sügav sukelduda siis tõesti iseendisse sõna otseses mõttes. Ja meil olid seal praktikad, kus siis inimesed saidki kogeda, vau, ma nägin ka oma sisemist pere reaalselt, on ju.
ja saidki siis tõesti personaalselt tõesti need erinevad arhetüübid siis läbi kogeda ja grupi toel siis grupiprotsessid, kas siis üks ühele või siis väikeste gruppide või suure grupina. Ja seal oli meil ka siis midagi, mida ma kutsun võib-olla siis praegu ongi uue aja konstellatsiooniks, et siuke väga-väga vahva kogemus oli, kus vaim juhatas meid siis väga sügavasse protsessi. Ma ise ka ei teadnud, mismoodi see, kuidasmoodi see hakkab seal toimima ja ma olin terve selle siis nädalavahetuse jooksul ka ühenduses oma sisemise perega ja kogu aeg see polaarne koostöö pluss siis sisemine laps oma mängulisuse kõige sellega oli juures ja tõesti kõik voolasin hästi, kõik oli nii lihtne, ei mingit ekstra raskust, ekstra pinget, ekstra stressi, mitte midagi. Ja tundub, et siin võib-olla on tekkimas uus traditsioon, et võib-olla siis ka tõesti, kuna inimestele see nii meeldis, teeme siis uue versiooni järgmisel suvel, et siis saate sügavsukelduda siis täiesti siis 2,5 päeva Kristal Ra, teie siis teejuht ja vaadata siis, kuidas see sisemine maailm toimetab ja kuidas seda siis muutma hakata ja mis sealt nagu siis põnevat edasi veel võimalik on. Ja nüüd, kui meie siis naispolaarsus ja meespolaarsus on plokis, siis naispolaarsus ta soovib anda sulle infot, aga sa ei võta seda vastu ja meesenergia, kelle ülesandeks on siis asjad ära teha, siia reaalsusesse tuua, ta ei saa seda teha, sest tal ei ole infot, mida täpsemalt teha, kuidas täpsemalt teha ja siis ongi, asjad lähevad nagu väga-väga nihkesse. Seetõttu ongi hästi-hästi oluline, et me kõik õpiksime treenima oma intuitsiooni kaudu siis ühenduma ja selle siis sõnumeid ka koheselt tõsiselt võtma ja töösse panema. Ja kui see juhtub, siis ongi kõik asjad saavad ilusti hästi kiiresse voolamisse minna. Minu viimased 3 aastat, kui ma olen siin siis pandeemia ajal elanud nii San Diegos kui Texases, ma olen hästi palju oma minikoolitusi, kursuseid loonud just läbi selle, et sisemine naine tuleb ja tead niimoodi sakutab kohe, et võt Kristal, et teeme nüüd selle teema või tolle teema ja kas sa saaksid seda jagada ja seda ja paneb, siis sisemine mees paneb ka siis teatud tingimused, et vähemalt näiteks 10 inimest võiks olla ja siis teemegi näiteks 6 aega selle teemaga siis tegemist on ju ja siis saab nagu sügavamalt selle asjaga toimetada. Ja nüüd ongi, siin on võimalus, kui sa kuulad oma siis sisemise naise juhatust ja seda polaarsust ja paned selle töösse ja hakkad ennast väärtustama, ennast kehtestama, et enesekehtestus ka uue õnne valem, siis on võimalus, et tegelikult need asjad hakkavad manifesteeruma ülikiiresti. Mõnikord võib-olla minutite küsimus, mõnikord tundide küsimus, mõnikord tõesti mõned päevad või nädalad ja mõnikord tõesti mõned kuud, muidugi oleneb, mida sa siis täpsemalt küsid ja kuidas sa küsid. Ja siin ka võib-olla väike selline nipp, mis ma võin teile anda, ongi siis taotlusküsimusega toimetada ja inimesed ei saa aru, mis asi see taotlusküsimus on, et te olete kuulnud kõik afirmatsioonidest, on ju, ja see on üks hea moodus toimetada, aga afirmatsioonid on väga-väga staatilised, et ütleme ka, kui teil on mingisugune soov midagi teha teatud moodi või midagi kogeda, siis sa saadki küsida, et mis on need võimalused, et luua see kogemus või siis see, mida iganes te soovite, mulle kergemal, külluslikumal, mõnusamal moel. Ja siis sa lihtsalt oled selles küsimuses, võib-olla iga päev hommikul küsid selle ja rohkem ei olegi vaja, et oledki täiesti lihtsalt that's it. Ja siis ühel hetkel hakkad aru saama, et vau, see asi ongi realiseerunud või see siis võimalus on tulnud siis sinu reaalsusesse. Nii, aga nüüd ma näen mõningad inimesed ka siin kohal, et kas mõni teist on nii julge ja sooviks tulla jagama, kuidas see polaarsuste teema on teie elus võib-olla reaalne olnud või on tekkinud küsimusi selle teema kohta, et kas on keegi, kes saaks tulla liinile, et kui jaa, et siis võib-olla võite omal kaamera sisse panna, et siis ma näen, et ahaa, see inimene on võimalik, siis ma tean, et keda siis kutsuda, et siin jagada ja kui ei saa, et siis võib-olla võid siia chati panna, et mis sul küsimus tekkis või mis mõtteid tekkis, et mis sellega seoses ülesse tuli.
Ja ma ütlen, et nüüd, kui me liigume uude energiasse, kus siis tõesti kõik hakkab toimuma läbi indigo, kristall, kuld ja nüüd siis tulevikus ka teemantenergiate, siis tõesti mees-naispolaarsused on A ja O ja uus energia juhindub kõiges naisenergiatest. Kogu loomine läheb naisenergiate südamekeskse loomise peale ja see saab olema väga-väga põnev, sellepärast, et kui naisenergiatega koostöös looma hakata, siis tõesti piire ei ole, siis see voolamine, see maagia, mis sealt kaasa tuleb, see on väga-väga teistsugune. Vanas energias käis kogu loomine peamiselt läbi mõistuse, läbi loogika, siis kõik nii-öelda sellest ülemisest osast ja nüüd selles uues energias ta läheb hästi südamepõhiseks. Nii, kas nüüd keegi, kes siin meil liinil on, meil on siin nii põnevad inimesed liinil praegu, et kuidas on, et kas te saate rääkida, et ütleme siin Kaili, Helbe, Külli, saab teist keegi rääkida praegu, et siis andke märku, et kui ei saa, siis pange lihtsalt chati, et ei saa, et siis ma tean, et ma ei tülita teid. Ja mis mu soovituseks siis ongi võimalusel siis, kui te olete Eestis, tullagi siis Adilasse ja tõesti kogeda neid minu workshop'e ja tõesti siin on nii palju võimsaid teisi tegijaid, et oleks hästi-hästi vahva, kui siis ka teised saaksid siis mõnusat siis sügavsukeldumist endasse kogeda läbi erinevate siis võimaluste. Nii et tõesti väga-väga võimas asi, mis tavaliselt toimub igal aastal ja tavaliselt oli tal kuupäevadena juuli lõpu kuupäevad, et nüüd ma ei teagi, ma pole tiimiga küsinud, et kas see uus siis kuupäev, et siin augusti esimene nädalavahetus on siis niisugune traditsiooniline, mis saab tulevikus olema või see on lihtsalt praegu ajutine, et eks siis seda kuuleb peale seda festivali. Ja festival on tõesti selles mõttes hästi-hästi võimsalt kokku pandud. Mina ja Maicel me saime ka siis toetada, palju ideid anda, palju tagasisidet anda, kas ja kuidas siis asjad nagu veelgi paremaks ka teha. Ja tõesti ruumi hoidmine hästi olulisel kohal. Kõik, kes on tiimis, on väga-väga tugevad, võimsad tegijad Eesti mõistes ja ka maailma mõistes. Ja tõesti vabatahtlikud on olemas, tõlgid on olemas. Adila ise kui koht on nüüd siis Urmas-Sõõrumaa kuningriik, kus on tõesti hästi-hästi palju põnevaid erinevaid sündmuseid toimunud aastate jooksul ja seal on ka väga-väga tore saun, väga tore siis ka ujumiskohakene, kohe seal saad siis saunast kohe hüpata vette ja tõesti need inimesed, kes sinna kohale tulevad, et tõesti, kui sa ei ole lubanud endale veel sel suvel midagi tõesti väga erilist, et siis see oleks nagu väga hea kingitus, isegi tõesti, kui sa tuled ainult 1 päevaks, et siis samamoodi väga-väga väärt investeering iseendasse. Ja minu siis toimetamistega siin Eestis, mis on siis veel mõttes, nüüd retriidi programmist jäi meil välja selline väga võimas asi nagu talentide siis käivitamise workshop ja oma eluülesannete käivitamise workshop, mis võib-olla ma isegi pakun välja, vaatame, kuidas nagu tagasiside on, et kui siin meil tuleb niisugune korralik grupp, ütleme vähemalt 10 inimest, kes on huvitatud siis laivina seda kogema, siis ma ise olen Pelgulinna rahvamaja lähedal, et siis ma saan uurida, et kas seal sellel nädalal, kui ma siin veel olen Eestis, et kas seal on üks õhtu, kus siis saaks mõnusa selle workshopi nagu läbi teha, et siis vaadata, et kuidas sellega siis nii-öelda võimalused on. Nii et see võib-olla siis ka tuleb. Nüüd üks asi, mis on kindlalt paigas, on, et 14. august on olemas siis Vantra võimalus. Seal on siis aegadena, see on nüüd pühapäevane päev, see toimub Mustamäel, seal on siis aegadena praegu pakkuda kell 11, 12, 1, 2, 3, 4 ehk siis 6 aega on veel pakkuda ja see on tõesti viimane kord siis sellel aastal, kui ma olen füüsiliselt siin kohal. Vantra veeteraapia on siis asi, kus sa tuled sooja vette,
kehasooja vette ja oled mul käte peal, annad kontrolli ära, usaldad ja sinust võib saada selle 1 tunni jooksul väike merineitsi või väike delfiin. Ja kui sul on veehirmud, seda enam ma soovitan tõesti täie rauaga tulla ja seansi hind on 125 €, seal on sees ka siis basseini rent ja siin tõesti siis elektritõusu hinnaga, rentide hinna tõusuga, kõik asjad tõusid, et siis tõesti, et mina ka siis sellest seansist natuke ikka kasu saaks, siis tõesti see hind on natukene võib-olla krõbedam kui tavaliselt, aga tõesti siin allapoole tõesti lasta seda ei saa, sest tõesti see kogemus on seda väärt. Ja mul on ka olemas siis veel üks klientide päev pandud 9. siis august, kus Tallinnas siis Telliskivi tänaval on inimestel võimalus tulla seanssidele. Kliendipäev tähendabki siis seda, et kui sa oled minuga juba tuttav, siis ütleme, kui sa oled juba uues energias, sul on võimalus teha aura siis tasakaalustus või harmoniseerimine. Kui sa tahad liikuda uude energiasse, on olemas mul uus protsess, mille nimi on kaua, kaasajastamine uue energiatega. Kui sa tahad seda vana aura transformatsiooni, saame ka seda teha. Kui sa tahad lihtsalt, sul ei ole aimu, sa ei saa aru, sa oled kuskile kokku jooksnud ja sa tahad väikest läbimurde seanssi, aga sa tahad seda füüsilisel kujul, et ma tõesti hoiaks sul varvastest kinni ja boonusena ka, kes soovivad, siis ma võin teha kvantresonantsi siis sagedusteraapia ka sinna peale. Selle eest siis igaüks võib panda veel lisa nagu siis annetuse sellele seansi hinnale lisaks, et kui see soov peaks olema. Et sellised põnevad võimalused. Ja seal nüüd pärastlõunal ja õhtul veel mõned ajad on, et kui keegi väga soovib seda, et siis on võimalus ka võtta ühendust, anda märku, et ja Kristal, ma olen nii inspireerivalt jälginud sind. Sa oled minu jaoks väga imeline teejuht ja mul ei olegi olnud võimalus sulle siis päris oma varbaid pihku anda. Ja uues energias me toimetamegi siis läbi jalgade, et ongi, ma võin sinuga lihtsalt vestelda, aga kui ma sul jalgadest kinni hoian, siis hakkab tõeline protsess pihta ja siis on igasugused asjad võivad sealt siis käivituda. Ja ma alati teen ka märkmeid, nii et kui seanss lõpeb, sul on võimalus oma telefoniga sellest siis teha väikeseid siis pilte, mis annab siis sulle järgneva 30 päeva siis juhised, et mida sa võiksid teha ja kui sa need töösse paned, siis ongi asi väga suurelt võimalik. Ja järgmisel suvel siis võib-olla ongi see suveretriit, et mis väga minuga juba ka helises, et kuna see üks protsess, kus meil see kuninganna käivitamine oli protsessina, siis võib-olla pealkirjaks tulebki järgmisel aastal siis kuningannade ja kuningate siis käivitusretriit, kus siis ideaalis võikski olla nii, et tulebki võrdne arv mehi, võrdne arv naisi ja siis me saame ikka nagu väga sügavuti minna, kui siis ka just, et Maicel, minu abikaasa tuleb ka, et siis me saame kahekesi koos polaarsustena juhtida teid täisvõimsusel kohal olles ja tõesti see Peipsi kogemus oli nii võimas, meie imelise Wildfiti Koka Ergoga ka, kes tõesti see toit oli selline gurmee restoran ja nende endi lugu ka väga-väga inspireeriv, kuidas nemad oma kuningriiki loovad seal koos, et tõesti selline väikene seemnenupukene teile ka mõtteks, et kui see oleks inspireeriv, võib-olla ongi siin teeme juba lähinädalal väikese ettevalmistuse ja räägime seal ka läbi, et saab juba nii-öelda siis väikese ankru sinna juba ette panna looma. Nii et väga-väga põnevad asjad ja kui sul on siis midagi, mida sul on küsimusena, sa ei saa, võib-olla praegu isegi ei saa aru, mida või täpsemalt, siis võtta minuga Facebook Messengeris ilusti julgelt ühendust, et kuule, Kristal, sa rääkisid sellest või sa teed seda, et anna märku, et siis arutame, vaatame, et kui sa ei tea tõesti ka, et mis seanssi sul vaja on, vaatame, mis sul teemad on ja siis ma võin välja pakkuda, et näed, et tule ja mõnikord ongi, et sa lihtsalt tuled, ma hoian su jalgu ja energia hakkab ise ütlema, et tegeleme sellega, et sinu ülesandeks ongi lihtsalt olla usalduses. Ja ma ütlen teile tõesti kätt südamele pannes, et kui te saate oma polaarsused enda sees paika oma sisemise naise, sisemise mehega, te võite ka läbi teiste tehnikate ja tööriistade sellega toimetada. Miks on see aga nii võimas just läbi selliste arhetüüpide on see, et
sa saad nad personifitseerida, eestikeelne sõna, ma ei tea, kas on selline üldse olemas. Ja kui sa seda teed, siis see teeb asja väga nagu isiklikuks ja see nagu tõesti ta nagu läheb nii sügavaks ja reaalseks, et mina ei kujuta oma elu ette enam ilma oma sisemise pereta. Ma ei ole mitte kunagi enam üksinda, ükskõik mis minu välises maailmas toimub, ma ei ole mitte kunagi enam üksinda, sest sisemine pere on minu jaoks alati olemas, alati toetamas. Ja nüüd veel ka, mis sügisel toimuma hakkab, nüüd augustikuu ma toimetan oma toimetamised siin Eestis ära ja siis ma võtan tõesti natuke niimoodi kas või paariks nädalaks natuke juhtme seinast välja, sest mul on olnud tõesti väga intensiivne aasta. Viimase aasta jooksul ma siis aitasin 50 inimest läbi siis Wildfiti programmi, osad siis eesti keeles, osad inglise keeles ja see oli tõesti meeletu protsess ja seiklus ja tõesti väga-väga võimas kasvamine nii mulle kui kõigile nendele inimestele ja neil kõigil oli 100% edu siis protsent, mis tähendab seda, et mitte keegi jätnud asju pooleli. Kõik tegid selle omal kujul siis kas või tegid omal kujul selle läbi ja see on tõesti siiamaani võib-olla tõesti üks väheseid võrreldes siis lisaks võib-olla jah, siin sisemise pereprogrammiga, kus ka ütleme see edu protsent on väga-väga kõrge. Ja nüüd lõpetas ka just imeline siis sisemise pere coachingu programm, siis järgmine lend inimesi, nende tagasisidet ka siis arvatavasti tulevad meil varsti ka ülesse. Ja nüüd sügisel ongi septembris algavad siis uued toimetamised, uued grupid. Wildfit alustab eesti keeles 12. september, samamoodi siis inglise keeles Wildfit ja siis kui on huvi ja kui ma saan vähemalt kas 5-10 inimest, kes oleks siis huvitatud sisemise pere programmist, mis on siis 4 kuud ja kui me saame 5 inimest, siis meil tuleb siis ka see grupi osa, kui 5 inimest või ütleme jah, 5 inimest ei saa, siis tuleb lihtsalt see 1-1 coachingu versioon. Nii et siis ka selline põnev võimalus kohtuda oma siis sisemise pere arhetüüpidega ja nendega siis edasi toimetada, nii et väga-väga vahva. Ja suur tänu siis kõigile, kes olid kohal, kahju, et ei saanud rääkida, aga siis soovin teile kõigile, ka neile, kes siis pärast lindistuse üle vaatavad, imelist polaarsustega toimetamist selles imelises siis suves veel, nautige suve nagu täiega ja kui saan kuidagi veel siis abiks või toeks või inspiratsiooniks olla, andke teada ja toimetame täiega. Ja kui mind ei ole Eestis, siis kõik asjad toimuvad mul Zoomis, selles mõttes ka mitte midagi katki ei ole, tuleb leida lihtsalt siis see sobiv aeg. Ja kui ma olen ise Eestist eemal, siis jah, parimad ajad, mis mul toimetamiseks on siis Eesti õhtused ajad ja minu siis hommikused ajad, et siis me saame teha seansse või koolitusi või mis iganes siis asjad on. Ja kui siin on keegi veel, kes tunneb, et oi, sooviks teha Kristeliga veel mõnusa mingi istumise või kohtumise, just ütleme siis ka teistega koos, et mul on näiteks 5 sõbrannat, kes sooviks võtta, et sa tuleksid ja meil on küsimusi, vastuseid oleks vaja, siis anna ka teada, et siin mõni õhtu veel kuhugi saab isegi midagi paigutada, nii et ka väga vahva. Ja nüüd võib-olla tekkis ka küsimus selle eluülesannete talentide õhtuse siis võimaluse kohta, et mis see endast siis kujutaks täpsemalt, et ma siis mõne sõnaga ka siin võib-olla natukene tutvustan seda. Et kui ma siin nüüd vaatan, siis ma vaatangi oma ajagraafikus, siis üsna tõenäoliselt, kui nüüd siis ma võtan ühendust seal Pelgulinnaga, et siis kui neil seal on aega 10. augusti õhtul, siis arvatavasti see saab olema see kuupäev või siis teine variant on 12. august, aga see on juba kahtlane, sest see reedene päev ja siis inimestel võivad mingisugused nädalavahetuse asjad olla ja ära sõita. Aga ma siis annan selle kohta teada ja mis see kujutab on siis see, et me teeme väikese protsessi läbi, kus te kõik saate jagada, millega te praegu tegelete, mis teie professioon, elukutse praegu on ja me hakkame natuke sügavuti minema siis protsessi. Ma vaatan ja juhindun ka siis, mis minu siis vaim ja teie grupivaim siis juhatab ja tavaliselt tuleb sellest väga vahva, väga võimas asi. Arvestaks vähemalt 3 tundi selle peale, vähemaga väga hakkama ei saa ja siis saategi tulla ja tõesti nautida seda täisvõimsusel
ja sealt ma usun, te lähete ära päris põnevate ideedega, kas ja kuidas siis oma talentide laekaid sealt edasi toimetada. Võib-olla tegeleme ka mingite hirmude vabastamisega, mis seda tagasi hoiab. Jagan oma lugusid, kui palju erinevaid asju ma oma elus siis talentidena töösse olen pannud ja mis siis saab, kui sa oma eluülesannete sektorit töösse paned, mis saab sinu külluse rattaga, et külluse rattast me räägime ka kindlasti. Nii et selline põnev live versioonina, et väga-väga vahva oleks siis, kui saaksite ka liituda. Aga nüüd siis suur aitäh kõigile, kes ka järgi vaatab. Kindlasti pane selle video alla väike siis aloha. Ma laen ta ka YouTube'i ülesse ja jagan siis Facebooki. Kui sul tekib video äravaatamise lõpus ka siis küsimusi, et kuule, et sa rääkisid mingist kauast või aura harmoniseerimisest, et mis need asjad on, anna ka teada küsimusena siis video alla, et ma saan siis vastata sulle ja võib-olla ka teistel on sarnased küsimused, et kuna siin praegu paljud inimesed ei ole praegu kohal füüsilises ruumis. Nii et suur aitäh ja tõesti, ma olen nii tänulik kõikidele armsatele Eesti fännidele. On olnud nii imeline väga paljudega teiega kohtuda, uute inimestega tutvuda ja tõesti seegelda, koos luua ja põnevaid seiklusi toimetada, et see on nagu nii suurepärane, et loodan, et neid saab tulema veelgi. Nii et aloha kallistusi ja tõesti Helbe ütleb ka aloha, loodame, et kohtume kuskil ja tõesti Helbe, kes on meil siis Chicagos, võib-olla saame täielikult mõtelda mingisuguse väikese workshopi sinna teha või võib-olla isegi nädalavahetuse asja, et tulengi kohale, et ei ole ainult üksinda nokitsemine, et kuna seal neid inimesi huvilisi võib rohkemgi olla, teeme sellise mõnusa enese mingi asja, et räägime sellest, on ju, et siis ongi maailm, siin me tuleme, et piire ei ole. Nii et ilusat suve kõigile, oleme ühenduses ja aloha kuni järgmise korrani. Mahalo!